kuulda. Väga hea, et jama olid, ma vaatasin enne, et ma pean rääkima 3 tühjale toolile, enam ei pea. Ju siis teema, et mis arvan, et võiks olla huvitav. Aga ma nii hea võib-olla siuke stand-up mees ei ole kui siin eelmine mees, aga katsume kuidagi hakkama saada. Ma räägiks oma kogemusest siin 20 minuti jooksul. Aeg on pikk olnud, 20 aastat, teeme nagu siuke kiire ülevaate, kuidas võib-olla tulla ka päris siukesest shitast välja, et kui väga tahtmist on. Kes ma siis nagu olen, et kes nagu ei tea, et siin on tituleeritud mind kui Everest kinnisvara asutaja, kuna see on praegu kõige suurem ettevõte, mul ettevõtted on teisi ka, et ettevõtluskogemust üle 20 aasta, seal kinnisvaras üle 15 aasta ja mis ma panin ka siia tegelikult, ma olen tegelenud ka tipptasemel karate ja kickboksiga, et see teinud nädalas 8 trenni, see tegelikult on ettevõtlusega natuke seotud, ma pärast räägin miks. Siis teekond. Teeme graafiku, et oleks paremini aru saada. Läksin ülikooli ja kohalik X sees midagi nagu teha, raha juba teenida. Tegelikult ma käisin ka tööl 3 kuud ja rohkem elus tööl käinud ei ole, kõik punkt. Seal ma sain nagu aru, ma töötasin ehitusel ülikooli kõrvalt, tegin ka trenni kõvasti, aga ma sain nagu aru 3 kuuga, et kõik need töökaaslased, ülemused, kõik mõtlevad nii teistmoodi kui mina, et ma ei saa seal olla. Läksin nagu töölt minema, ehk teha nagu oma asi midagi, et oma äri. Esimene äri siin on hästi huvitav. Hakkasin kasvatama lilli, roosi. Miks? Sest tegelikult ma elasin Elvas, Tartu lähedal, ühes maakohas. Ja kuna mul emal oli Elvas lillepood, siis meil oli seal maa kasvuhoonet, mõtlesin, et prooviks. See oli kuskil mingisugune 3 aastat. Kui ma käisin Tartus koolis, siis pikk vahemaa oli käia ja suhtkes siuke raske äri tegelikult. Mõõda seal mingit lillevitamiine, ma ei tea, mida veel seal, mulla pH-d ja seal, pool minu jaoks. Aga tegelikult äge äri oli. Ma olin Elva peal kõige kõvem kutt üldse. Miks? Sest ma võtsin ämbri roose Elva peale autoga ringi sõitma, kuigi vana auto oli Opel Kadett, vana pann, aga mul oli ämbris roose, keegi kõndis, naised võtsin ja hakkasin kinkima suvalt neid linna peal. Jutas kähku laiale, see oli siuke nagu lahe kogemus, aga ütleme, täna ma väga lilli kingin miskipärast, võib-olla siis kinkisin seal kõik ära, et ta on kogu aeg mööda päid jalgu naiste käest, et miks lilli kingite. Nii, siis eks nüüd tänane tegelikult ju see teekond rääkida august tulla välja, kuidas nagu see käib. Teine ettevõte oli nagu kõik teha kinnisvara, aga kinnisvara on kapitalimahukus äri, raha ei olnud, siis kuskilt pihta hakata. Hakkasin pakkuma siis teedeehitusteenust, seal kõrvalt ka siis aljastust, teedeehitust ja siis kui tekkis väike kapital, siis tegin ka paar eramaja. See ettevõte läks päris kiiresti üles mäge. Miks? Sest tegelikult ma olin ju majanduse laineharjal. Üks oli see. Teine see, et tööd teha meeldis, oskasin ja võtsin ka punti seal ühed vanemad inimesed, kes natuke panid kapitali alla. Päris kiire tõus oli, mul lõpuks oli 2008 aasta lõpp oli üle 50 töötaja. Käive oli päris, see oli mingisugune 10+ miljonit, kui võtta praegu, siis see käive võib-olla on kuskil 10 krooni, praegu võtta siis 100 eurosid ja siis, kui see hästi täpselt mäletan, 2008 aasta oktoober pandi kõik pangad uksed kinni, Ameerikast jõudis kriis Euroopasse ja kõik mul kukkus otsa alla . Ma räägin ka pärast siis miks. See, mis tagapool on, ma räägin pärast edasi. Et ongi, miks pankrot? Oligi see, et oli see globaalne majanduskriis, mida polnud tegelikult keegi kunagi näinud, mina noorena, ma olin toor 26-7, polnud kunagi näinud, mõtlesin, et kõik ongi niimoodi, ainult läheb üles mäge. Ma ei mõelnud kunagi, et võiks midagi jamasti olla, kuigi jah, riski enda arust maandasin, ma arvan, et vähe. Ehk siis seal saingi õppetunnid tegelikult, et ära kasva üle oma võimete, usalda, aga mitte pimesid, see tegelikult on natuke seotud siin, et ma mõtlesin, ma teen kavalalt, ma tegelikult noorena niisuguse kutina
läksin inimeste juurde, kes juba ajasid äri 10 aastat pluss, võtsin nemad punti, nemad ütlesid, äge noor kutt, tööd teeb, pange kokku asjad, aga sealt tekkis niimoodi vaba kapital ja tegelikult see, nagu see ettevõtte kasvu boost oli kiirem. Aga ma ei läinud küsima nagu juba teiste käest, et kas on nagu õige nii-öelda, et üks inimene oli seal ja kuulasin ainult teda, aga tegelikult too aeg see nii-öelda sihukest tõusu ja langust polnud keegi näinudki. Ja tegelikult nad ei osanud ka ju mulle seda nõu anda, ehk siis ongi, et ma peaks minema rääkima mitme inimesega, mitte ainult kuulama ühte. Ja see riskide ajutamine on see, et mul oli see täitsa tegemata, et panin ainult ühte ettevõtet, kõik oli maru äge, raha oli, kõik oli nii-öelda, tundus, et kõik nagu nii jääbki kestma, no ei jäänud. Ja mis ma tegin hästi valesti, on ära kunagi pane oma käendusi alla. See, et ma panin käendusi alla, see oli ikka väga valus tee nii-öelda, et ettevõtte osaühing on osaühing ja kõik punkt nii-öelda. Et see, et ma panin käendusi alla, andsin veel boosti juurde, et pangad, fine, võta raha, mis too hetk oli, astu panka sisse, võta palju tahad, tegelikult oli niimoodi. Teed tööd hästi, käive okei oli ja tegelikult see oli väga suur nii-öelda riski koht. Tookord mingi pangad andsid ka ja siis nii-öelda, kui käive kukkus kokku, siis oli kõik nagu läinud ja päris valus oli. Ma olin tookord noor, 27, päris nagu ütleme, keeruline oli. Ma tõingi selle praegu siia välja nii-öelda, et mis siis nagu see minu jaoks tähendas tookord. Et pankade uksed pandi plaks mul kõik kinni. Mul rääkinud mitte kellegi, too hetk ei olnud ka mingisuguse alternatiive rahastusi, ainult olidki suured pangad. Isiklik vara läks kõik, kuna mul oli käendused all. Ma nii-öelda lõpus läksin ettevõtet päästma, mul oli Tartus oli suur maja, mul oli kaater oli ukse ees, auto ukse ees, kõik oli nagu pidu süke, ka oli noorena. Siis mõtlesin, fine, et kus ta ikka saab minna, ehk keegi ei teadnud, kus on majanduse põhi. Läksin panka, võtsin veel oma maja tagatisel laenu laksa ja maksin arveid ja lootsin, et need, kes jäid nagu mulle võlgu, maksavad ära, aga mitte keegi maksnud, mitte keegi. Sest kõigil polnud raha enam. Pankad olid kinni uksed nii endast, raha vootamata kõigil kinni. Mis tähendas, ma maksin ära, ise nagu ilma laostunud, sõbrad läinud ja tegelikult mul jäi üles 7,5 miljonit krooni noorena. Jumala äge ju. Ja veel on käendused ka veel, et siis on see päris koormav, see aeg oli pankrotihalduritega suheldes, kes mu peale karjusid, et ma mitte midagi ei tea, ma olen puhas nagu loll, nii-öelda, mis ma teinud olen, nii-öelda, et nagu siuke päris siuke intensiivne, pluss siis 2009 aasta tekkis hästi palju nii-öelda inkassoettevõtteid. Kuidagi tagasi nagu 90-ndad, sest kõik jäid kõigile võlgu. Aga inkassomehed olid sellised nagu suured kapid, kes käisid ringi ja need käisid ka nagu minul ukse taga mitu korda, kontoris mitu korda, aga ma olin päris tegelikult külma närviga, sest tegelikult ma ei tundnud, et ma olen niimoodi kellegilt midagi nagu jätnud maksmata, jah, mul olid võlad, tohutud käendused ka, aga ma olin kõik oma vara pannud, kõik puukina, kõik võtnud veel nagu laenu, maksnud kõik ära, mul pole mitte midagi enam. Ja tegelikult mul andis nagu see nendega diskuteerida, et kuule, mehed, et nagu alloo, et mul pole mitte midagi võtta, et pluss muidugi see ka, et natuke sinna tagasi minna, ma ei tegelenud mingi asjaga nii-öelda, et mul oli nende vendadega tegelikult päris nagu julge seista, et nii-öelda keegi ei tulnud minuga nii-öelda sellist füüsilist vägivalda kasutama, sest teati, kes ma olen ja millega ma tegelenud. Need kaks asja nagu kokku panna, siis tegelikult nii-öelda vaimse poole pealt tegi mind nagu suhtkoht tugevaks ja Tartu peal käidi rääkimas, et see vend on suhtkoht nagu põmb ja mitte midagi kardana. Teeb mulle, et nagu jah, käidi kontoris, öeldi ka, et sinna kontorisse pole mõtet minna, et sealt ei tule mitte midagi, niikuinii, et see ei karda nii-öelda. Ja mis tegelikult on see nii-öelda noor ettevõtjas ka, üldse Eestis on see nagu stigma, mis tekib, kui sa lähed pankrotti, sa saad päris suure märgi külge, et sa saad tõusta, teha midagi, on ülimalt raske, see on ülimalt raske. See on tegelikult nii Euroopa kui Eesti siuke viga, et sa nii-öelda ettevõtjana, sa võrdud, kui nagu eraisik on ka ja tegelikult, kui sa midagi läheb pahasti, siis nii-öelda juhatuse liikmena püütakse sulle omistada hästi palju nii-öelda kohustusi. Et üks on selline pahatahtlik pankurid, teine on selline, kus sul läheb midagi halvasti. Et võrdlen ka, et nagu USA-d, ma kogu aeg seda räägin, et USA-s tegelikult on see nagu innovatsiooni alus. Et see, et ettevõtja failib, fine on ju. Et proovida uuesti, keegi ütle mitte midagi, isegi need ju edukamad ettevõtted on, kes on käinud võib-olla mitu korda sealt kuskilt august nagu läbi, teinud uuesti, see ongi fine. Väike Eesti riik,
seda peab lubama, me ei saa tampida ettevõtjad, kes on läinud pankrotti, et nüüd on nagu kõik, et mul on palju tuttavaid, kes ei julge hakata ettevõtjaks just selle sama asja pärast. Kui läheb jamasti, mis siis saab? Kõik näitavad näpuga, on see ühiskond, on see ajakirjandus, on see kõik seadusandlus on nagu niivõrd pahasti ja eriti praegu, kus tegelikult tahetakse panna veel juhatuse liikmele rohkem kohustusina, seda ideed ei ole nagu vaja. Et me nagu piirame selle Eesti riigi arengut päris kõvasti, ma seda võin nagu väita omast kogemusest. Ja sealt nüüd paljud, kes kukuvad, tegelikult need enam ei tõuse. Lähevad tööle või üldse lähevad Eestist minema, kuskil mujal tegema tööd ja see on päris suur probleem. Nii, kuidas ma leidsin motivatsiooni, et uuesti pihta hakata? Mis ma tegin 2010 algus või 1999 lõpp, vaatasin, et nagu nii, ütleme, kuulen nii koos kõik, võtta aeg maha, ma tegelikult läksin Austraaliasse korraks, oli seal 4 kuud vist, aga mis mõeldi? Ma panin minema, ma põgesin, kõik võlad umbes niimoodi, et nagu kõik nii jääd. Ja see jutt, kuulen praegu isegi, mõned räägivad siiamaani, alloo mehed, et nagu, kui sa nagu aega maha ei võta, vot see on oskus, mida ma olen võtnud seal kaasa, sellest nagu jamast. Ükskõik, kui see läheb hästi valvasti, võta mingi hetk aega maha. Ma olen praegu ettevõtetes teinud kollektiivpuhkuse, 2 nädalat, mingi ära, kõik, et uks kinni, ja ma olen seda sundinud, alguses oldi vastu, praegu on kõik jumala fine. Et see ongi okei puhata vahepeal ja sa pead puhkama. Eriti üks maailmas, meil on nii kiire maailm, et kogu sa pead saama vahepeal puhata. Ja mis ma tegin, läksin puhkasin, tegin analüüsi ka nii, et sa ei saa ka, et ainult puhkama tuled tagasi, midagi muutunud ei ole. Alati analüüsi, mis sa oled nagu teinud ka, ehk siis tegelikult ma tegin ikkagi nagu analüüsi, mis läks valesti, miks nii juhtus nii-enda, ehk praegu ma saan nagu aru, et nagu samad need riskid, mis seal olid kõik, ütleme, maandamata, tegemata. Ütleme, seal ma leidsin natuke oma sükse vaimse poole ka, et tegelikult on ka, et on nii füüsiline kui ka vaimne pool, see pole midagi teha, sest nende mehed seda väga kardavad öelda, aga peab tegelema oma nagu vaimse poolega ka, see on jumala okei tänapäevale. Ja siis on siin üleval see märk ka, et ma läksin korraks tagasi, tulin tagasi Austraaliast, ma läksin ülikooli, saada natuke know-how juurde ja liikuda inimestega, kes on minust targemad või intelligentsem seltskond, sest see, kus ma enne olin, see mulle enam ei meeldinud. Ja ma tegin magistri ära nominaalajaga, kui mul läks baka, läks väga lohisema, võtsin kätte, tegin nagu ära, ehk ma hakkasin nagu asju võtma väga tõsiselt. Seal tekkiski mul kontakte hästi palju, isegi võib-olla haridust võib-olla sain, aga tegelikult täna kontaktid igal pool laiali, pankades, mujal, jumala okei. Ja seal ma sain nagu aru ka tegelikult sellel reisil ka, et tegelikult stressi tekita see, et lahendusega tegelemine, vaid see, et sa ei tegele nendega, sul kogu aeg kuklas midagi. Et on probleemid, sul on vaja tegeleda, et on vaja kätte võtta ja hakata kuskilt poolt, ükskõik, kus sa oled, et omadega elus võtta kätte, hakka tegelema. Ja tegelikult see minu moto, mis tekkis, on kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Täpselt niimoodi ongi. Et saab igalt poolt tulla välja, on see nagu tööelu, on see muu eraelu, et nii, kuidas siis jätkus? Sama pilt jälle, uks pankronti, siis olin seal all augus, ütleme, kõigi jaoks on 0, sõpru polnud, pangad uks kinni, kõik 0, isegi tahate äri, sa ei saa enam, eriti too hetk veel, et kui sul on ju, et tegelikult ma olin allpool, mis on see, et on 0 siin, ma olin allpool 0-ist, augus kuskil, võlgu kõigile. Õnneks mul ei jäänud 2 sõpra, mul oli 1 koolikaaslane, teine oli mul trennist, natuke, et minust veel uskusid, küsisin raha, natuke sain raha, intressiga 25% aastas, võtsin raha, polnudki teha midagi, 2 sõpra, ainukene nagu, ütleme, option laual ja sealt mässasin tegelikult circa 4 aastat, mässasin, tegin neid eramute ehitusi, korteri flippimisi, siuke väike arendaja, väike ettevõte, hakkasin sealt kuidagi ronima välja selle kõrge intressiga, kuna siis seal hakkasin hajutama ka, ma tegelikult, kui kõrval on see see 2013 on üks ettevõte nagu siuke Nahrin, tegelikult on Swiss Nahrin, ta on Šveitsi loodustoodete ettevõte, mille ma hakkasin sellega tegelema, sain tehasest lepingu, Šveitsi ettevõte, kes müüb üle maailma loodustooteid, seal on ma müün vitamiine täna, ma müün ravikreeme ja väga suur ettevõte on üle maailma ja mul on praegu Eesti, Läti, Leedu
ja nüüd tehas pakkus ka meile Poolat, ise pakkus, miks? Sest meil oli majandus nagu siin languse ajal ainuke Baltikumis oli nagu üle maailma, meil oli käibetõus. Vähe küll 5%, miks? Sest me tegelesime nagu e-poega, ülejäänud riigid hakkama sellega ei saanud ja tänaseks on meil augustikuus tuleb ülemaailmne konverents, kus tehas palus nii-öelda teisi riiki õpetada, kuidas teha nagu hästi nagu seda e-poodi. Ehk see pauk, mis mul oli, õpetas mind, kui asju tee korralikult, mõtle läbi. Siin muidugi iga päev asju aja, seal on mul olemas tegevjuht ja üks partner. Nii, siis kinnisvaraäriga edasi tegin oma neid väikseid maju nii-öelda ja pidin tõestama, kõigile tõestama, et ma ikka olen keegi, ma ikka teen midagi. Päris karma aegu tegelikult ja 2015 me loeme tegelikult Everausi alguseks, see oli esimene kontor mul põllu ääres, see oli niimoodi 5 aastat. Et see on praegu tõusnud, see on nagu siuke viimane siuke nagu eeltöö hüpe. Pluss see hands-on, ma pidin tegema kõike ise. Miks? Intress 25% aastas. Seal anna sul võtta sul sinna objektijuhte, projektijuhte ja ma panin niimoodi, 5 aastat, see oli päris karm aeg. Aga see on see jälle, kuna ma enda teen tippsporti, ma suutsin oma kehast võtta välja päris paljuna. Ja seal tekkis ka see jälle, ja ikkagi oskus jälle, kui sa võtad selle oma kehast nii palju välja, siis jälle mine puhka. Mõtled, kuidas on nii kiire, sa ei saa, võta see aeg, telefon välja, plaks mine jälle. Mul on see nii-öelda olnud nüüd sees, viimased ongi vist 10+ aastat, nii-öelda ma lähen mingi aeg ja kuskile, kui muud ma ei saa, kaugele, kuskile Aasia, kuskile Kariibid ja lähedki, telefon välja, kõik mind ei ole, midagi juhtu, pluss see ka sul peab olema meeskond, kes siin nagu back-upib ka, siis muidugi mul ei olnud, pidingi natuke karm aeg, oli 5 aastat. Aga see polegi midagi teha, kui sa august kuskil, sa pead seda aja võtma ja nägema nagu vaeva, et paljud on, kukuvad auku, siin nagu igast muid nii-öelda hädasid, et ei saa. No kurat, saab ju. Nii, siis tänaseks on see, nüüd me räägime Everosist, siis 2015 loeme alguseks, seal oli see esimene see Uuesalu kodu, meil on nii-öelda see algus, kus oli 70 ühikut kinnisvara, seal mul oli 2 sõpra, kes need mind enne rahastasid, ma läksin siis lõpuks lauda, et näe, mul on nüüd suurem asi, ma tahan teha asju suurelt, ma olin teinud enne teed-ehitust suurelt, mul oli know-how kõik olemas, ainult võta ja tee. Võeti punti veel 2 inimest, sest ost oli suur, tegelikult see ongi nagu, täna meil Everosi tuumikosanikud, oleme 5. Ja seal oli ka nii-öelda selline tõestamine ikkagi, et no, nüüd on suur asi, aga teeme, aga intress ei langenud ju. 25 jälle, juhuu. Tegin selle ära vist 3 aastaga, lõpuks lõin kokku kasum enne intressi, see mega ägena, aga see maksid nagu intressi ära. Kogu selle jama pealt, mis seal nagu oli, et 70 ühikut kinnisvarana, kas kasum oli äkki 100 000 midagi või? Selle 3 aastaga, ikka väga väike, aga see on see, et nii siis istusime maha, aga nüüd ma tahan minna edasi, et natuke suuremalt ja sealt siis hakkasime minema edasi, et võtsime ka ärikinnisvara juurde, tänaseks on nii-öelda riskide ajutamine, me teeme nii elukondlikku kogu aeg ärikinnisvara. Praegu oleme siin 2025 ja veel on portfellis on meil praegu üle 600 ühiku elamukinnisvara ja üle 70 000 ruudu ärikinnisvara veel vaja teha, nii et meil on bilansimaht on praegu 45 miljonit ehk 7,5 miljoni eegi pealt miinustest, ütleme, teed oleme tulnud 5 aastaga tagasi nii-öelda suhtkoht okei seis. Selle tõestuseks on see ka, et me nüüd see aasta läksime võlakirjaga börsile. Meil on see plaan, et minna just börsile võtma nagu võlakirjaga raha, sest me saame ka mujalt, aga see on kasvu üks nii-öelda selline osa ja me nägime, et brändi vaja tõsta, läksime börsile proovima. Tegelikult me ei teadnud mai lõpuni, mis saab. Me ei teadnud, kuidas meil brändi vastu võetakse, kas meil saame see raha või ei saa, aga kui me ise nagu nägime, et meid märgiti nagu 3 korda emissioon ülena, siis tegelikult on kõige ägedam usaldus, mis me oleme nagu saanud tegelikult, tulla sükst august nagu uuesti üles, et ikkagi nagu see, mis ise oled teinud, tõestanud ja tegelikult sa saad nagu hakkama, et sa ei taha olla kellelegi võlgu mingi pahatahtlik, et see on väga nagu kõva töö olnud ja oluline ka siis nagu meeskond. Et üksinda kuskil jõua, see on ka, sa pead kaasama nagu partnereid, õigeid partnereid ja õigeid nii-öelda siis töötajad enda ümber. See on ka üks hästi oluline koht tegelikult.
kuidas jõuda? Ma olen pannud enda jaoks ka nagu paika nii-öelda, et kuidas see siis, see on tegelikult nagu minu tee, eks igal on see erinev nii-öelda, aga kui sa leiad oma kire, teed kinnisvara ongi minu kirg, ma teen seda hästi, vahest mõni arendus on isegi läinud nulli, isegi natuke kahjumisse, enamusel on ta plussis, aga kui teed oma asja hästi, siis tegelikult see raha tuleb tagant järgina. Kui sul on pikk plaan ka, et paned oma 10 aasta plaani isegi rohkem, sa ei vaata seda mingi aasta-kahte, siis tegelikult see tuleb su raha tagant järgi. Jah, Excel on oluline, aga mingis kohas tegelikult teeb asja hästi, siis tegelikult see asi hoopis pöörab teistpidi. Pane eesmärgid kirja, alati see, kui sa oled, eriti see, kui sa kuskil jamas oled, sul on pea laiali, kõik on nagu mitte mida aru ei saa, võta paber, ma vihkan paberit, mul pole kontoris väga paberit, kõik on nagu mul ikkagi digitaalne, aga see on koht, kus mul on selline nagu A4 kaust, iga aasta panengi seda kirja, asju ja eesmärke, see aitab sul neid asju hakata arutama, on see nüüd see probleemid või siis on need eesmärgid ja üks asi tegelikult on saladus ka, kui sa paned kirja mingi eesmärgi, see kirjuta läbi 10 korda, 100 korda, 300 korda ja äkki vaatad, voilà, see asi on sul nagu käes juba käe, see läbi selle tegelikult see paberi peal need laused hakkavad elama enda elu. Et tegelikult mina olen seda nagu teinud, see on selline natuke manifesteerimise teema ka, et aga kõik mõtlevad, see on selline teemana, et tegelikult läbi minu kogemuse ma näen, jah, kõik ei saavuta ja et igal asjal on nagu oma aeg, aga see on niimoodi, kui sa oma peas mõtled asjad läbi, sa paned kirja, sa paned sammud selle jaoks, mis sa tegema pead ka nii-öelda, mitte ainult, et ma tahan, et ma ei tea mida, sammud ka, et mis sa nagu pead tegema ja ajakava, see on kirjas ka oluline, tahad mingi suurt asja, sa ei saa aastaga, saad 5-ga ja teed oma vahesammud. See aitas mind tegelikult august välja, kui ma olin Austraalias ka, ma hakkasin tegema, sealt võtsin selle kaasa tegelikult, kogu see oma selline mõttemaailma vaimse poole ja tegelikult ka füüsiline pool on ka, et ma olen pannud siin kirja, et see, et sa teed füüsilise poolega teed trenni, see on ülioluline. Tegelikult see hoiab see mõtteid selged nii-enda ka tööl. Siis siin läks, jah, see on tahtejõude töökus, see on ka oluline, et see sul peab nagu olema nii-öelda, et kui seda valmis vaeva nägema ei ole, siis on päris keeruline, et kuskile jõuda. Eriti siis, kui sul on veel jamad või kuskile oled nagu augus. Ja oluline see ka, et sea nagu pikk eesmärk, aga tähistada nii-öelda väiksemaid võite. Mul oli see viga ka, et ma olen kuskil augus olnud, ma tahan ei tea kuskile jõuda, võib-olla endale nagu tõestada. Ma ei hakanud nagu tähistama väiksemaid võite, aga seda ennast motiveerida, meeskonda motiveerida on vaja vahepeal teha šampus lahti, pamdi, just kõik mingi väiksema asjaga, siis tegelikult et need on hästi olulised nii-öelda vahevõidud, et nende tähistamine on ka, et oluline. Siis see, et mis ma enne teingi selle tippspordi, kus ma tulnud olen, et ütleme, ma enam täna 2 võitlusega ei tegele, mul kirg on tegelikult motosport, aga üks targem inimene tegelikult on öelnud, et ettevõtluse tippsport on 2 identset inimele vormi. Tegelikult nii ta on ka, kui sa tõmbad selle nii-öelda paralleeli, siis paraku tegelikult hakkad nagu vaatama, mis tegelikult ta niimoodi ongi, et meil on ikkagi enesedistsipliini, et hästi head ajaplaneerimist, siis on see võitlusjanu, nii et ma tõin siia ka, et alla anda nagu ei saa, et hästi oluline ongi see kõrge töövõimena, see peab olema, et muidu nagu ei jõua kuskile, see ei ole ainult äris nii-öelda, see on igal pool. Ja konkurentsi tihen, nii tippsport kui äri, ole mis sa teed muidugi. Ja hästi tähtis ongi see, et tulla toime nii-enda kaotustega, võitudega, ma arvan, saab igaüks hakkama siin, aga just, et tulla võitude või kaotustega nagu toime, see on ka hästi oluline, kui sa ikkagi oled põlvili porisne, mis siis nagu teha, et mõni seal jääb nutma ja jääbki sinna ja ei saagi midagi nii-öelda, et selline nagu jonnakus ja tulla toime nende jamadega. Aga jah, mis ma tegelikult olengi toonud välja, et tegelikult nii nagu tippspordis tegelikult ei sobi ka tippettevõtlus kõigile, et seda peab ka aru saama, et kus mina olen, ma olen tahtnud siin nagu olla, mul jumala fine, mulle meeldib nii-öelda, aga ei pea olema ettevõte niivõrd suur, ei pea võtma nii palju riske, sest ettevõtlus on alati seotud ka riskidega, miks ma hajutan oma neid erinevate ettevõtete vahel, erinevate sektorite vahel, sest kunagi ei tea, kas tookord oli ka tegelikult iseenda arust tegi kõik hästi, aga see majanduslangus tuli nii kõvasti peale, et polnudki teha midagi. Ja
ikkagi sama lause jälle, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et ma olen seda kogu aeg kandnud seda kaasas nii-öelda isegi praegu ükskõik, mida ma teen oma ettevõtluses või nagu mujal, et saab ikka kui ta ikka saab, et on leiad lahendusi, just ongi minul see, võtan paberi ette, hakkan panema kirja, et mis siis nagu probleemid on, kus see lahendus on ja küll lõpuks lahendus on, kui ta ei tule homne päev, tuleb ülehomme ja nii saabki edasi, et ütleme, kiire ülevaade sellest 20 aastast, et kõike siin ei suuda nagu ägedaid nii-öelda case läbi rääkida, ma ei tea, võib-olla kes tahab rohkem kuulda, meil on Everausil tegelikult on 10 aasta juubel ja meil tuleb kinnisvaraseminar septembris, kus tegelikult mul on ettekanne tund aega, ma räägin väga ägedalt ja mahlakalt, et seal veel kohti on, et võite tulla sinna ka, et see on meil 5.–6. september seal, ta on veel Peetris, ühes laudas, vana lauta, mis meil on see Peetris seal üks maatükk, et lahe koht on ja et siin praegu rohkem ei saa, aeg sai otsa, ammu juba. Super, andke käega märku ja võtame saalist ka veel ühe küsimuse. Ma loodan, et Janar, sa jääd veel siia, et hiljem workshop ajab täiesti küsimustest üle. Ma 2 kiiret võtan siit ka. Aga vahepealt andke käega märku, mikrofon jõuab teieni, et meie inimesed jälgivad. Seal on üks käsi, mikrofon jõuab. Ma küsin 2 workshopi küsimust ka ära. Et üks küsimus oli see, et kommentaar ka, et üks siis vaataja-kuulaja ütleb, et super edulugu, et kui oluline on sellisest raskustest, pankrotist läbi tulemisel õige kaaslase tugi või valik? Jah, eks ta ikka oluline, sest tegelikult ju mingid pikad tööpäevad nii-öelda ja ikka keegi peab ju tegelema koduse poole ka, kui seda kodust poolt ei ole, siis ma arvan, see on päris nagu keeruline, et eks ma arvan, see on ikkagi nagu oluline osa ja et sul ikkagi backup tiim on olemas. Nii-öelda selline kodune backup tiim. Siis ütlesid, et pankroti õppetund oli, et ära kasva üle oma võimete. Samas Everausiga võtate ka praegu päris agressiivselt ette, et kas tunned, et praegu on turvaliselt võimetekohane? Ma arvan küll jah, et see ongi see, et ma olen nii kaua äris nagu olnud, et just see ka, kui tegelikult oligi see koroonakriis oli siin tegelikult, kõik tõmbasid nagu krampi, isegi võib-olla mõni osanik, siis tegelikult me võtsime lahti, kuule nüüd ei ole see koht. Nüüd on meie koht, kus kasvada, see ei ole finantskriis. Vaata, ma olen tulnud kuskilt läbi nii-öelda, ja just, ütleme, kui kõik passisid, oleme meie kasvanud, kõik mõtlevadki, me oleme hullud peast nii-öelda. Ja kui me ostame kinnisvara, ostame sinna, kus ma tean täpselt seda kohta, ehk tegelikult ostan maatüki, see ei ole niimoodi, et vaata, mis saab. Ma juba peast tean, kes see klient on, mida teha, mis see nagu hind nii-öelda, kõik nagu see, et jah, kasvamisel on omad nagu riskid, aga ma ütlen, et tegelikult me ei mängi üle oma võimete nii-öelda, hetkel ongi see, pluss see ka, et nii-öelda meil on natuke suurem punt nii-öelda, ehk nii-öelda, ütleme, see põil on ju rahavoog, et kui vaja mingid augud katta nagu ära, ja mida ma ka teen oma ettevõtte sees, tegelikult on meil hästi palju ärikinnisvara, kus on rahavoog on peal, eks ongi, kui mingi hetk elamukinnisvara tõmbab nii-öelda kinni, siis on meil rahavooettevõtted on tegelikult kõrval, mis toodavad tegelikult nii palju raha, et me katame oma üldkulud nagu ära. Hetkel veel võib-olla kõik ei kata, aga eesmärk on nagu seotud, võib-olla 2 aasta pärast on see nagu on nii-öelda üldkulud kaetud, see ongi riskide maandamine ettevõtte sees, mida ma toon sealt nii-öelda oma jamast ajast nagu kaasa nii-öelda, et jah. Anname võimaluse, mikrofon on liikunud. Mis on hetkel Everausi LTV ja mis vahemikus te proovite seda hoida? Hetkel on ta seal natuke alla 70, 67, äkki oli mul see finantsjuht on kuskil siin, ta oli just niimoodi, jah, 67, mingi hetkel seal natuke 70, meie eesmärk tegelikult on kuskil 60, kasvav ettevõtte jaoks, tegelikult öeldakse, 75 on väga okei, meil vahepeal korra nagu oli, me ikkagi püüame pigem sinna 60 juurde, just täpselt sellega, et meil nagu toome seda ärikinnisvara, rahavookinnisvara rohkem sisse. Praegu meil on proportsioon on 70-30, 30 on ärikinnisvara, 70 on elukondlikku, et mingi jätaks ei ole nagu pooleks nii-öelda, siis on see nii-öelda riskid oleme ära maandanud, LTV kukub alla ja see on see nii-öelda riskide haldamine. Suur aplaus ja suur tänu, Janar Mutik!